Hakkan kohe rääkima ja üritan teile natukene võib-olla teisest nurgast läheneda. Alustaks teiega ühe katse. Katse on selline, et siin on päris tahvlit ei ole, aga äkki ma võin kuhugi sodida midagi. Aga võib-olla ma ei vaja, vaatame, kuidas see katsega läheb. Kuna minu esinemisest edasi tuleb lõunasöök ja kui te valesti vastate, siis lõunat ei saa, eks ole. Et siis te peate natuke pingutama. Ma tahan teile rääkida ühe loo. Seda lugu te tegelikult kõik teate ja mõte oli jutustada seda nii, nagu kunagi on onu Raivo jutupliiats, et ma joonistan ja kõike seda. Ja sellega on üks suur häda. Ma joonistan kohutavalt halvasti. Aga jah, see on igaks juhuks valmis. Nii et ma loodan, et te suudate säästa mind sellest joonistamisest. Ma küsin teilt, mis lugu ma tahan teile jutustada. Ma annan vihja. Põhikooli õpilased selle koha peal juba teavad vastust. Mis lugu ma tahan teile jutustada? Mille põhikooli õpilased suudaksid kohe ära arvata? Te juba teate, ma juba kuulen teie mõtetes seda, te ei julge öelda seda lugu. Ei? Ei, palju lihtsam, põhikooli õpilased teavad. Isegi allapoole teavad. Teie ka kõik teate. Muinasjutt, mis muinasjutt võiks olla? Mis muinasjutt võiks olla? Muidugi punametsik. Aitäh! Teate, ma joonistan tõesti nii halvasti, et see oleks olnud päris piinlik, kui ma oleks pealt joonistama hakkama seda. Kuidas te tulite selle peale punametsik? Te kõik teate punametsik, see lugu, eks? Ema, korv, kook, vanaema, hunt, eks ole. Me saame seda lugu natuke muuta, eks? Me võime öelda, et punametsik läks kodust välja, pani iPodid pähe, eks ole, panime seal mingisuguse popiloo mängima, eks ole, hängis mööda metsa. Kas see on ikka punametsike? On, eks? Nii, me võime hundi välja vahetada tiigri vastu. Kas on ikka punametsike? On, eks? Nii, kuule, kui see lugu algab niimoodi, et elas kord natuke kohtlane kuningapoeg. Kas siis on punametsike? Ei ole. Ühesõnaga, see on nüüd see väike mõtte algus teile. Vaadake, ruumiga on samamoodi. Ruumil on oma lugu. Inimeste jaoks natuke erinev, aga igal ruumil on mingisugune oma lugu. Ja ennem kui me tahame selle ruumis midagi muuta, panna punamütsik selle iPodi pähe, eks ole. Ennem seda me peaksime teadma, mis looga on tegemist. Milline lugu on, mis kategooria lugu see on. Ja tegelikult algab kogu ruumilise muutuse kommunikatsioon sellest, et me vaatame, mis seal hetkel on ja millist lugu see ruum inimestele parasjagu jutustab. Alles sealt me saame hakata mingisugust muutust kommunikeerima, mis sellega üldse tegeleb. Ehk et mis on selle ruumi väärtus? Kas on see väärtus? Võib-olla ei ole. Ehk et milline on inimeste eeldus kõige selle puhul, mis seal toimuma hakkab? Ma isegi ei hakka neid punkte niimoodi väga läbi. Kuulge, mis asi see on? Teab keegi, tunneb ära? Ristna tuletorn. Kunagi oli see lihtsalt üks metallist jurakas, ristnas, vahest natuke kõpitseti, remonditi. Mis ta praegu on? Eiffeli torn, jah. Ehk et algselt oli selle torni lugu seisnes ainult selles, et lihtsalt majakas, näitab merele tuld, eks ole. Vaja kõpitsed siit, vaja värvid üle, teed midagi, eks ole. Mis juhtus sellega sel hetkel, kui sellele pandi külge silt Eiffel? Mis te arvate, kui nüüd keegi teatab, et ei ole väga funktsionaalne, et võtaks maha? Ei saa võtta, sest see on liiklikuga kaitse. Miks küll? Eiffel, eks ole. Kuulge, meil on neid tuletorne võetud maha ja ümber tehtud pidevalt. Näete? Need on maailmakaardid, jah. Meil on teistsugune lugu. Kuulge, selle punamütsikesega on muide samamoodi. Ma olen seda punamütsikese katset teinud väga erinevate gruppidega. Prantslased, hiinlased, soomlased. Hämmastaval kombel kõik teavad punamütsikest. See on maailmakaardid.
See on nii vana lugu, et keegi isegi ei tea, kus see alguse sai, et siin aega kakeldakse selle pärast. Ehk see on fundamentaalne lugu. See on väärtusega, mille ulatus on palju suurem kui see, mida me nüüd igapäevaselt näeme. No vaatame neid 3. Teate, igasuguste jaotustega on alati see häda, et jaotada võib 1 ja 2 ja 7 pidi, eks ole. Ma jaotasin lihtsalt 3, et oleks võimalik seda kuidagi seletada. Ja meil on mingisugused asjad, mingisugused ruumiloogikad, ruumilood, mis on väga fundamentaalsed. Ehk et see punamütsik ja teie võite punamütsikist oma versiooni teha, punamütsik jääb ikka punamütsiks. See on see müütiline ruum. Ruumis on punkte, mille muutmine ei tule kõne alla. Kuulge, Tartu Ülikool, vana maja, jumala vana maja. Täiesti ebafunktsionaalne ta on siis mõites. Tõenäoliselt on kütta kallis. Võtaks maha, ehitaks kaasaegse. Mingisuguse sükse büroohoone moodi. Ruumi funktsionaalsus paraneks, küttearved väheneksid. Mis te arvate, õnnestuks või? Majanduslikult oleks jumala mõistlik. Sama maatüki peale saab väga palju rohkem inimesi tööle panna, õppima panna. Kulud väheneksid. Ma nagu ei tunne, et keegi tahaks väga kaasa tulla selle mõttega. Miks? Mis on seal sellist? Kas kannab seda brändi või on see, kuidas öelda, see kese? Jah, ilma selle majata on raske isegi Tartu linn ette kujutada. See on midagi, mida ei saa muuta niimoodi lihtsalt. See on see hetk, kus me anname mingisugusele ruumile nii suure väärtuse. Kas seda saab muuta? Jaa, muidugi saab. 75 aastat kommunikatsiooniks. Umbes. Siis on võimalik. Umbes 3 inimpõlve öeldakse selle kategooria muutuse peale. Ikka on ajaloos muudetud neid asju. Mingisugune püha paik ära unustatud ja maha võetud ja nii edasi. Seda ikka juhtub, aga see võtab tohutult nagu aega. Ehk et see on see kategooria, millest ei tasu ronnida. Kui te teate, et teil on vaja muuta sellist ruumi, siis ei. See on pakk selle kaudu, ei ole mõtet millegi. Siis on ruum, mille väärtus, nimetame siis põhiväärtuseks. Ja meil on näiteks miljööväärtuslikud asumid. Tavaliselt põhiväärtus. Ehk selles kohas lihtsalt on niimoodi. Siin elatakse, siin on tööstus, siin on kontorid. Kas seda saab muuta? Saab ikka. Võtab aega. Inimestel on vaja selle loo ümber kirjutamiseks. Ehk et kui see müütiline väärtus punamütsiga puhul, eks ole, ongi see koht, kus lugu algab sellega, et elas kohtane kuningapoeg, eks ole. Siis me saame aru, et on teine lugu. See on see. Siis põhiväärtuse puhul ongi see, kus me tõstame rollid ümber. Meil jääb ikka hunt ja punamütsik ja vanaema. Põhistruktuur jääb samaks, aga ma ei tea, on näiteks punamütsik on natukene imelik ja siis hundi asemel on jänes ja lõpuks sööb 8 vanaema ära. Aga lugu on ikka sama. Seda muutust saab teha, aga see võtab aega. Selleks on vaja ehitada pikk struktuur selleks, et seda muuta. Ja siis on see harjumuspärane ruum, mis lühikeses perspektiivis ajab inimeste muutus sealt, ajab inimesi jubedalt närvi, aga nad harjuvad sellega väga kähku ära. Võtame nihutame ülekäigu rada 50 meetrit teise kohta. Omavalitsuse inimesed teate, et selle peale järgneb see, et 3-4 inimest ikka helistab ja sõimab, et te olete linna täiesti tuksigi ära. Et mis mõttes ülekäigu rada on teises kohas ja 2 kuu pärast ei mäleta enam keegi, et see seal oli, eks ole, elatakse ilusti edasi. Need muutused on suhteliselt lihtsad. Nendega saab nii-öelda lihtsamalt hakkama. Siin on kommunikatsiooni võimalik nii-öelda lühikese mudelina teha. Katsun nüüd maanduma hakata. Kell tiksub halastamatult. Mis siis on? Kui me näeme alguses selles analüüsis ära, et see ruum omab väga tugevat lugu, siis see tähendab seda, et me saame ainult selle loo raames teha mingisuguseid muutusi. Kui me näeme, et sellel ruumil ei ole nii jäika lugu, siis on asi teine, siis me saame muuta rohkem.
ja mõnel juhul on see muutus üsna lihtne. See algne lugu tuvastada on kommunikatsiooni põhiasi. Teisisõnu, tihtipeale alustatakse ruumilise muutuse kommunikatsiooniga sel hetkel, et keegi kuskil kehtestab detailplaneeringut. Need on lootusetult hilja. See on see koht, kus tegelikult see rong on ammu läinud. Alustada tuleb sel hetkel, kui keegi tuleb mõte, siin on mingi plats, et seda teha midagi. See on see koht, kus kommunikatsioon algab. Siis algab see eeltöö peale, selles me paneme selle loo kokku ja kui meil õnnestub anda sellele ruumile parem lugu, kui seal praegu oli, ja siis te olete eduloos. Siis inimesed ütlevad, jaa, just seda me tahtsimegi. Ega nad ju ei tea, mida nad tahavad. Aga sel hetkel ütlevad, jaa, see on just kogu aeg siin olnud, see peabki siin olema. Ehk et lugu siis algab sel hetkel, kui me hakkame mõtlema, et mingi ruumiga võiks midagi teha. Ja sealt tulevad edasi, seal on terve rida kõik võimalikke tehnilisi asju. Tihti arvatakse, et kommunikatsioon, et see on see, et sa räägid ühe ajakirjanikuga või räägid, teed mingi pressiteate. See on tehniline. Iga kommunikatsiooni tudeng saab selle teile ära teha. Aga seda analüüsi ei saa. See on palju keerulisem asi. Ja kui selle analüüsiga minna ja sealt lugu jutustadest inimesed tulevad palju lihtsamini kaasa, siis kui sa lähed neile nende lugu uuesti jutustama. Mäletate lapsepõlves? Kas just enda lapsepõlves, aga enda laste puhul mäletate, kuidas laps mõnda lugu tahab uuesti ja uuesti ja uuesti. Kas see sama punamütsikest? Et kuule räägi seda punamütsikese lugu. Tal on see lugu tuttav. Ja väike laps tihti peale, kui see siis natukene muudab lugu, pahandab. Ei, see ei olnud niimoodi. Eks ju? Sest tema jaoks on hästi oluline, et see oleks niimoodi paigas. Hiljem ta juba isegi tahab, et natuke muutuks. Ja elu jooksul me tahamegi, et lood muutuksid. Me kogu aeg saame uusi lugusid. Ma ei tea, kas või Titanicut olete näinud filmi. Aga Avatari? Nii. Mis on nendes kahes loos ühist? Vesi. Tegelikult on tegemist ühe ja sama looga. Täpselt ühe ja sama looga. Mis see loo nimi on, mille all tunnevad kogu maailmas kõik seda? Ei, see lool on konkreetne nimi, mille all kõik seda tunnevad. See on Romeo ja Julia. Ühel juhul on Romeo ja Julia laeva peal, teisel juhul on Romeo ja Julia kosmoses. Aga see on sama Romeo ja Julia. Sama lugu. Ehk et jutustamise viis võib muutuda. Aga lugu jääb samaks. Me natukene kohendame mingisugust lugu. Nii et ideaalis te leiate selle algse loo üles ja selles muutuses tegelikult võiks see sama kogukond teid aidata. Kui te selle kommunikatsiooni üles ehitate läbi selle, küsite inimestelt, et kuulge, mis siin võiks olla? Andke meile ideid, kuidas võiks kaasa minna. Nad tulevad ilusti kaasa. Jälle võite kodus laste peal katsetada, eriti väiksemate laste peal, kellel, ma ei tea, kodukorra ja koristamise reeglid ei ole paigas, siis istud lapsega maha ja ütled, et kuule, teeme siukse asja, paneme kirja, kuidas peab kodus asjad käima. Hämmastavalt need väiksed lapsed panevad ääretult arukalt selle plaani paika. Kas nad suudavad seda jälgida? See on natuke teine asja, kas nad alati öelda, kuule, aga sa ise kirjutasid, et iga laupäeval tuleb tolmuimega tuluma üles käi. Aga ta paneb selle kirja, sest ta on tegelikult selle väärtuse juba üle võtnud. Sama asi siis selle ruumiga. Kui me tabame ära selle ruumi õige väärtuse, kui me saame kogukonna võtta sellesse lukku juba alguses peale kaasa, siis neil on väga raske selles muutuses ühel hetkel pööret teha, et ei, sellepärast, et see põhineb, see vundament on õige. See ongi see, mida nad tahavad. Ja sellele veel üks pluss, me oleme siin, mina küll rohkem meedia vahendusel, aga me oleme näinud seda, kuidas viimasel ajal on need protestimisturistid, kuidas see nimetatakse, et kes käivad mööda Eestimaad ja igal pool protestivad mingi asja vastu, eks ole. Siis see on see koht, kus kui kogukond on algusest peale looga kaasas ja mõistab seda loo väärtust, eks ole, siis nemad tõrjuvad need protestid ise kõrval. Kuulge, te tulete meie lugu muutuma. See on meie lugu. Ja siis on nii-öelda ka selles, kas see kõik alati sujub? No ei, muidugi. Alati on keegi, kes on vastu ja nii edasi. Ja see on käib niikuinii. Ja alati on need, kes ütlevad, et punamütsike tuleks 10 erineval põhjusel üldse ära keelata, tohigi seda lugu rääkida, mitte kunagi, mitte kellegile, eks ole.
Seda on olnud, ma väga kaugele ajast tagasi ei tea, aga 100 aastat tagasi juba räägiti, et punamütsike on kahtlane värk, eks ole, et kas ikka peaks. Kas punamütsike on kuhugi kadunud selle pärast? See lugu ei lähe selle pärast kaotse. Nii nagu nende ruumi väärtustega, see, et kellelegi ei meeldi, ei tähenda midagi. Ehk et jaa, mõni kukkus Tartu Ülikoolis teisel kursusel välja, läks õpetajatega, õppejõududega tüllimine, sellepärast ei võeta Tartu Ülikooli maha. Ta jääb ikka sinna. Sellepärast, et see lugu on palju suurem, see on mastaapsem.